Tere! Tervitan sind autokirurgia kliinikust ja täna on meil vaatluse all üks selline vahva, suur, rauakolakas legend, ajalugu, tehnoloogia ja kõike muud siia juurde. Aga mis see siis on ja miks ta siin on? Vahvad kodanikud Võrumaalt sellisest asutusest nagu Car Restoration saatsid selle mootori meie juurde, et sellest mootorist saaks taas kord see legend, mis ta kunagi oli. Ja mis see siis on? See on Mercedes-Benz M117 mootor. Tema on meil siis M117 mudelivaliku tippmudel, ehk siis tema on meil 5,5 liitrine V8 ja tema 5,5 tööliitrit on mudeli indeksiga 560. Ma tõesti ei tea, miks see nii on. Võib-olla 560 oli lihtsalt seksikam number või on siin mingisugune lisamodifikatsioon, mis teeb tast siis selle 60, mitte 50. Need nüansid ei ole praegu niivõrd olulised. Me pigem natukene vaatame seda tehnikat üldisemalt ja ütlen ära, et sellest mootorist tuleb meil miinimum 3 videot. Täna teeme esimese tutvustuse. Siis ühel suurepärasel päeval, loodetavasti lähitulevikus, võtame selle mootori siis algosadeks, hindame tema seisukorda, mõõdame siis kulumised üle, koostame remondiplaani ja kui siis on lõpuks kõik vajalikud detailid taastatud või siis uued hangitud, lähme siis juba koostamise juurde. Aga mis sa siis oled? Sina oled meil siis 5491 kuupsentimeetrit vanad, head saksa rauda. Võimsus on sellel aparaadil nüüd natukene küsimärgi all, sellepärast et Maanteeametis välja antud passi järgi on tema 170 kilovatti võimas, aga kui ma loen Mercedese brošüüre, siis ma saan infoks, et ta on 178 kilovatti võimas. Võib-olla see ongi see, mis tast selle 560 teeb, aga pole praegu oluline. Praegu vaatame lihtsalt seda mootorit niimoodi üldiselt ümber ringi ja vaatame, mis me siin näeme. Ja tõepoolest, tegelikult on pilt üsna huvitav. Vaatamata sellele, et sellel mootoril on eluaastaid sisuliselt sama palju kui mul eluaastaid, on see ikkagi üsna tehnoloogiline tükk mootorit. Näiteks on sellel mootoril juba ammugi mitte esimest põlvkonda Mercedes-Benzi puhul kütuse sissepritse. Ja see on ka Jetronic, millest räägin hetke pärast. Aga see on kütuse sissepritse süsteem, ehk siis ei ole karburaator. Sellel mootoril on ülanukvõllid, jällegi Mercedes-Benzile tegelikult väga vana lahendus. Ta on kettajamiga, kett on ilusti mootori ees otsas ja tegelikult olgu sellel mootoril või kasvõi keskel, see kett on nii igavene, et sa lihtsalt väsid ära enne, kui see läbi kulub. On sellel mootoril arvestatav kuhi abiagregaate, meil on otse loomulikult olemas roolivõimend ja meil on kliimakompressor siin olemas, meil on veel üks veepump, meil on generaator, jagaja gaas, mis on suurem kui keskmine jalgpall. Siin on väga palju huvitavat tehnikat küljes ja mis me nüüd siis selle mootoriga ka hetke pärast tegema hakkame teda puhastama, pildistama, katalogeerima, lähme nagu täiesti step by step, sest et see ei ole mitte lihtsalt üks tavaline remont, see on restaureerimine ja see on hoopis teise maitsega, hoopis teise kaaluga üritus. Konstruktsioonist klassikaline, tummine, low stress V8. Mis siin on mitte meeldida? Täna muidugi on see kütuse kulu, mis ei meeldi. Aga ajastul, kui see mootor konstrueeriti, oli ta suhteliselt ökonoomne. See masin saab alla 20 liitri 100 linnas hakkama. Nii et ei ole ju palju ja pealegi ta on pärit SL-i pealt, mis on siis viisakalt öeldes Lux klassi veel omakorda kabriolettmudel, et seal härrastel oli niikuinii see lugu nii.
ja see on äge, kogu see ajastu on väga äge, näiteks Audil selles ajastus ei ole pakkuda mingisugust ülisuurt mootorit. Audi läks oma mootoritega kohe nagu seda efektiivsuse teed ja samal ajal Mercedes ehitas selliseid tõsiseid kruiisereid. Mis teeb selle mootori veel selliseks kruiiseriks on loomulikult tema võimsusnäitajad. 170 kilovatti või 178, olgem ausad, vahet ei ole, on töömahtu arvestades täna muidugi üsna kasin number, aga jällegi, see auto on pärit 88 aastast, see mootor ärkas veel kõvasti enne seda, ja millal arendustöö pihta hakkas, see jumala eest sai üldse 70ndate lõpus olla. Mõnes mõttes on see mootor muidugi sugulane ka legendaarsele M100-le, väga paljud konstruktsiooni-elemendid on uskamatult sarnased. Näiteks, mis on siin modernset, isegi täna, meil on alumiiniumist silindripead, meil on eraldi nukkvõllid, meil ei ole kesknukkvõlli, nagu näiteks ameeriklastel väga meeldib tänase päevani. Meil on tõsine, tummine, tahtsin öelda malmblokk, aga kas ma näen õigesti? Väga kummaline, see vajab täiendavat uurimist, kas see üldse on malmblokk, sest mulle paistab see kahtlaselt alumiiniumblokina praegu. Tõesti väga põnev, jah. Ta oli, teiselt poolt oli nii õlidavotti täis, et ma ei näinudki kohe ära. Okei, väga lahe, selle saame siis järgmises videos teada, millest ta siis tegelikult koosneb. Aga näiteks seesama kütuse sissepritse. Sissepritse on selle süsteemi kohta muidugi öelda selline nagu teatraalne liialdus. Jah, tal on tõesti olemas kütuse pihustid ja tal on olemas siis kütuse jaotusmehhanism, pritse pea, nagu tänases sellises rahvakeeles on kombeks öelda. Ja kuidas see süsteem töötab, on nii, et kõik need 8 pihustit ilma impulsita lihtsalt kogu aeg valavad või pihustavad, et udujutt on neil kogu aeg ees. Vigur on selles, et see pihustus on suhteliselt väike, ehk siis ta ei ole nagu tänasel mootoril, et on üks pihustus, mis ongi üks kogus, mida on siis üheks töötaktiks vaja. Siin käib see pihustus pidevalt ning nii kaua, kui klapp on suletud, siis jõuab õhukanal täituda piisavas koguses selliste peenete kütusetilkadega ning siis, kui klapp avaneb, himetakse see kõik põlemiskambrisse ja sealt edasi juba läheb kõik väga loogilist teed pidi. Süsteem on mõnevõrra efektiivsem kui näiteks karburaator, aga mitte just oluliselt palju efektiivsem. Võib-olla ta on teatud tingimustes töökindlam, aga ütleme, siis oli see röögatus, see oli ikkagi selline juba nagu üks samm tulevikku, see oli ikkagi edasi arenenud tehnoloogia. Ja see mulle tegelikult ka omaaegset Mercedes-Benz autode juures nagu väga meeldib, et sellised, ütleme, kuni 91 algus ja isegi, ütleme, 60ndatest alates Mercedes oli tõesti Mercedes. Siin oli nagu see tehnoloogiline nagu selline, aita nüüd sõna leida inglise keeles, on superiority. Et selline tehnoloogiline üleolek oli nagu ikka, see ei olnud nagu selline kataloogis võrdlemine komakohtadega, need olid tõesti ajast ees masinad ja kui ma seda mootorit nagu üldiselt vaatan, mul on võib-olla natukene raske edasi anda kõiki neid momente ja nüansse, mida ma siin näen, aga seda konstruktsiooni nagu vaatlemine ainuüksi annab mulle nagu aimdust sellest, et see mootor ehitati nii hästi, kui see oli tollel ajal võimalik. Ja see mootor ehitati nii kestvaks, kui see oli tollel ajal võimalik. Ja selleks, et see mootor ehitati kestvaks, annab tunnistust juba ka see, et näiteks ainuüksi kolbe on saada 4 erinevas remontmõõdus 0,25 mm sammuga. Et seda mootorit on võimalik kasutada ja siis viia ta järgmisesse remontmõõtu ja edasi kasutada.
et ma arvan, et üks kapital võib-olla jääb sinna teekonnale ja tuleb 1 000 000 täis. Ja see kapital tuleb ka ilmselt sellepärast, et omaaegsed õlid ja kütused olid pehmelt öeldes nigelad võrreldes tänastega ning ei olnud see mootor siis seest poolt võib-olla nii hästi kaitstud, kui ta täna võiks olla. See õli on kusjuures väga põnev teema, sest et siia mootorisse tuleb väga hoolega õli valida, et me ei paneks siia liiga vedelat asja sisse, sest et clearance'id ja tolerantsid on siin ikkagi tolleaegsed, et seda tuleb nagu arvesse võtta. Üks moment, mis mulle hullult meeldib selle ajastu juures ja ma proovin seda kohe ka demonstreerida, vaatame, kas me saame siit ühe kaane kätte. Umbes 10 aastat tagasi ma olen ühe sellise mootori pidanud kokku panema Lego kujul. Inimene tõi mulle auto, kus mootor vedeles pagasnikus algosadena. Plokk oli raami peal, kõik muu oli pagasnikus. Ja siis oli, kui palju seiklust, et sellest asjast sõitev auto saada. Aga mis mulle tollel hetkel meelde jäi, oli see, et nukkvõll oli eraldi õlitatud ja vaatame, kas see mootor on samamoodi tehtud. Klapikambri gaas, mis on julgelt 65 cm pikk, on kinnitatud sellele plokile vaid 4 boldiga. Ja kusjuures, kui ma siit vaatan, siis väga olulisi lekkeid ei olegi tegelikult märgata. Nii, tehnoloogiline kops ja põhimõtteliselt käes ta ongi. Vau! Ausalt öeldes ma ootasin siit seest mingisugust asfalti ja suurtes kogustes, aga siin mootoris palun väga, põhimõtteliselt tõmba lapiga puhtaks, võid siit seest võileibu sööma hakata. Ja siin nüüd saabki näha seda üsnagi hämmastavat nukkvõlli konstruktsiooni. On ta siis nimelt selle torukese abil, siit ma ei tea, kas meil õnnestub näha, aga siin torukese all on väikesed avad, mis siis tilgutavad, mitte tilgutavad, sõnas mõttes valavad õli otse nukkvõlli nukkidele. Ja kui me vaatame neid nukke nagu hoolega, siis jah, siin on mingisugused kulumistunnused, aga võttes arvesse, et sellel agregaadil on vanust 30, mis ta nüüd siis teeb, 34 aastat, siis võib öelda, et see on lausa suurepärases seisus. Loomulikult need nukid me peame üle mõõtma, et nad kõik vastaksid oma geomeetriale, aga üldjoontes on siin pilt päris hea. No ja vaata seda ketti lihtsalt, see ei ole ju tänapäev. See on korralik lai kaherealine kett, nagu ta Jumala poolt oligi loodud. See, mis me täna näeme, see on ju huumor. Ja eriti teeb selle huumoriks veel ju see, et tänased mootorid on tunduvalt pöörekamad ja peavad läbi ajama mitukümmend 000 kilomeetrit ühe õliga. See ei ole ju ühestki otsast normaalne. Teine väga huvitav moment on vaadata selle mootori väljalaskesüsteemi. See poiss siin on ilma naljata EGR-klapp, siit väljalaske-kollektori pealt võetakse gaasid, see klapp avab või suleb vastavalt vajadusele ning mööda seda toru liigume siia mootori taha ja läheb sinna sisse laskekollektori alla. Et juba siis oli see olemas ja arvestades selle klapi välimust, siis võiks arvata, et see on originaal, ehk siis jällegi mitte nagu tänapäeval, kus EGR-klapp kestab 4 aastat ja siis on vaja ta välja vahetada või jookseb see mootor üldse 1000 pilpaks laiali.
et see on kõik tunnistus ja tunnustus sellest kvaliteedist, mida siia sisse pandi. Mis jäi veel selle väljalaske juures mainimata, on need vahvad soojuspaisumise kompensaatorid. Nimelt on tegemist ju suhteliselt pika malmist kollektoriga ja loomulikult see ju soojenedes paisub. Ning et ta ei lõhuks ära tikkpolte, siis on pandud sinna sellised väikesed lõõtsad, mis aitavad seda soojuspaisumist kompenseerida. Jah, gaasidünaamika seisukohast muidugi võib-olla pole see maailma parim mõte, aga mis gaasidünaamikast me siin ikka räägime, pole ju võimsust mitte mingisugustki. Ja kahjuks ma ei ole selle autoga veel sõita saanud, aga ma olen sarnaste mootoritega masinaid saanud juhtida ja selle mootori puhul, nagu ma enne ka siin korra seda teemat puudutasin, mis on nüüd selle võimsusega seotud, siis jah, see on üsna tagasihoidlik. Ma ei leidnud konkreetselt 560 andmeid üles, aga näiteks 500 mudeli andmetes tuleb välja, et mootori tippvõimsus on pööretel 4750 ning väändemoment pööretel 2250. Mis siis annabki sellele mootorile sükse üsna nagu rahuliku käigu, ta ei vaja eriti kõrgeid pöördeid, talle need tegelikult ka väga ei meeldi ja ongi selline mugav, soliidne kruiiser, millel võimsus on paha nimetus, ütleme, millel jõudu puudu ei jää ja ta annab tõeliselt mugava, meeleoluka ja muretu sõiduelamuse. Ma arvan, et sellest mootorist me saame rääkida veel ja veel ja veel ja veel. Praeguseks oleme lihtsalt saanud, ütleme nii, et tootega enam-vähem tuttavaks ning järgmises faasis hakkab siis selle suurepärase kunstiteose, võiks isegi tegelikult öelda, hakkab selle mootori siis lahtivõtmine ja hakkame siis tegema ka mõõtmiseid, sest et see ei ole selline tüüpiline tänane mootor, kus lihtsalt käib tuima näoga uus sisu sisse ja tšau pakka, siin on vaja natukene teisiti läheneda. Ainuüksi juba varuosade saadavus ta on olemas, aga ta on väga-väga keeruline protsess, on see varuosade saadavus. Päris palju kraami tuleb tellida tehasest. Õnneks on Mercedes selline autotootja, kes oma ajalugu austab ning ka sellistele vanadele autodele on tegelikult varuosad saadaval. Tarneajad ja hinnad on muidugi sellised, mida ilmselt ei tahakski üldse välja öelda, aga see kõik on võimalik teha. Ja sellepärast me peamegi hoopis teistmoodi ka sellesse suhtuma, me peame iga detaili üle mõõtma, üle vaatama, et mida me jätame, mida me ei jäta, me ei saa teha lihtsalt tuima näoga kõik uued asjad sisse, sest lihtsalt olgugi, et see on restaureerimise projekt, aga kellegi eelarve pole ka ju kummist. Peame jääma nagu mõistuse piiridesse, et mis on vaja ja mis on mõistlik. Niisiis, aga võtame siis otsad kokku ja jääme siis põnevusega, ka meie põnevusega ootame seda hetke, millal me saame siis minna teise etapi juurde. Me peame, ilma naljata, me peame uue mootori puka ostma, sest et see poiss on liiga raske, et ta panna tavalise puka peale. Et natukene tuleb teisiti läheneda sellele, aga usun, et see kõik saab olema väga põnev ja sinu jaoks nähtaval juba üsna pea. Seniks kuniks, aga aitäh sulle ja näeme peagi.